Ahoi! Tere sõbrad! Täna on ideaalne, täna on ikka väga kõva päev. Miks on nii? Täna ma sain kaua oodatud laua. Caprina Tronicu surfstand laua, mida ma tellisin kuskilt, ma ei tea, detsembris või novembris, ehk siis eelmisel aastal. Ja nüüd ta on ometi siin, äkki siin näete taga mul kast, karp täpsemalt, kus ta on meil lahti pakimata ja ma mõtleks niimoodi, et on unikaalne laud, kuna kohe, siin on traffic, ehk siis kuna ta on nii-öelda twin tip, ehk siis 2 poolega see laud, mis on surfi ehk siis laine suunaline, eks ju. Ta ei ole nagu suunaline, eks ju, ta on twin tip, aga ta on mõeldud sõita lainetes. Muidugi täna antud hetk sõidan Laulasmäele, seal pole lainesi, kuid selline tuulesuund on parata, eks ju. Muidu Väänas, ma usun, sellega saaks huvitav sõita, aga vaatab, et antud momendil tahaks seda lauda katsetada, üldse proovida lihtsalt sõita sellega. Aga ta on muidugi suur. Ta suurus on meil 150 ja laius oli 49 või 50, ehk siis ta on minu jaoks vaikse tuule lahe, laud. Ja siis vaatab, kuidas temaga saab sõita. Täna muidugi puhub nii, et 11–16 meetrit sekundis, 11–15 meetrit kuhugi seal kandis, eks ju. Ja ehk siis kõige väiksem lohe, ehk siis 9 sõõtan välja ja suurt lauda saab 100% kasutada, kui midagi võtta natuke väiksema laua kaasa, eks ju. Ja põnev, mul on väga põnevil, et mis laud see on, mis tunnetus see annab ja nii edasi, eks siis. Nii palju, kui mina tean, seda lauda pole Eestis momendil vist kellegile sellist lauda, kuna ma juba 2 aastat olen seda lauda piilunud. Kuna ta on ikka unikaalne nii-öelda laud. Ma pean natuke sõitma. See on suhteliselt unikaalne laud. See tähendab seda, et põhimõtteliselt keegi sellist ei osta, kuna ta on unikaalne. Vot, sellised on lood. Et saab tunnetuse kätte ja juhul, kui sina oled algaja, surfar ja üldse ei ole algaja ja nii edasi ja sul on ka huvitav sellise lauaga sõita ja sul on huvitav, mis asi see on, siis mingi tuulisel päeval sa võid ju kohe kirjutada, äkki saama kuskil spotil kokku ja ma annan sulle proovida, et miks mitte. Et sa saad tunnetuse kätte, mis laud see on ja nii edasi, et mitte tellida lihtsalt nii, kuna need lauad ei ole kõige soodsamad. Ja ei saa ju lihtsalt tagastada, kui tellid selle endale sisse eratellimusena, eks ju. Kuigi internetipoest tellides 14-päevane tagastusõigus on täitsa olemas, aga jällegi, kui see on ikka X laud, sulle võivad ilusti öelda, et kuule, et see on eritellimus ja tagastust ei aktsepteerita, kuna esiteks on kasutatud ja nii edasi ja loll on see, kes vabandust leia, et läks nii. Ehk siis täna läheb teeb sõidu ja äkki saab ka veel mõned meetrid hüpata ka, eks. Ehk siis ma olen põnevil, näeme vees. In a dollar bin. Guess you forgot your Galana bin. You can't get loose, get to guts, touch your tongue again. Rope burn on your hand, are you numb yet? Just sai välja pakitud. Kena lauaga. Ainuke asi, mis on imelik,
siin nagu üleval pool on 2 auku, siin on 1 auk. Muideks tõmbasin siin selle vindi maha ka ära. Ehk siis seda lahti vist keerata juba ei saa. Kui saab, siis kinni juba ei saa, ta puue koldi. Ehk siis see on natukene teistsugune setup. Kas hakkab välja nägema, kas hakkab töötama, ei tea, pole õrna aimugi vaatab. Ehk siis koha peal võtsin kruvi kaasa, et ma saan vähemalt seda ülemist poolt sättida. Alumisega tänaseks vist sättida rohkem ei saa. Ehk siis, mis ma saan öelda selle laua kohta? Ma öelda seda, et on huvitav, harjumatu ja tänane spot, kas ma käisin sõitmas. Võtan natukene kokku selle laua kohta, et mis tunnetus mul on, et ma põhimõtteliselt kevadel sõitsin, nüüd on juba august, ma pole viitsinud videot kokku võtta, materjali on nagu palju ja ma mõtlen, teen eraldi sellise video, kus ma võtan kokku nii-öelda selle laua kohta, mis ma arvan, mida ma tunnetan, eks. Ehk siis Tronic laud, see siin mõõtudes on siis 149-44 ja ma algul arvasin, et seda saab asendada nii-öelda enda vaikse tuule lauaga, mis on mul 150-46. 2 laul on täitsa erinevad, ehk siis ei saa kuidagi asendada. Ehk siis see ei ole vaikse tuule laud. Sellega saab sõita, kui on piisav tuul, lahe ja nii edasi, eks ju. Ja ta on hoopis teistsugune, temaga on kergem lainetes sõita, kergem chopis olla, hoopis teistsugune, kui võtta tavaliselt twin-tipi, näiteks mul on 3 lauda, näiteks selliseks tavaline twin-tip, mis on mul 142-42, minu kehakaala jaoks on ta nii-öelda tormilahe, koolilahe laud, kuna ma olen 107 kilo, mul on vaja suuremat lauda ja kuhu ma tahtsin jõuda sellega. Ehk siis Tronic laud hoopis teistsugune, hoopis teine stiil, et kui seda osta peate mõtlema, kas te tahate riskida või mitte, eks seda lauda sooritada. Sellist lauda ostan. Mina, kas ma kahetsen? Kindlasti mitte, ta on hoopis teistsugune sõidutunnetus. Temaga on vaja harjuda, ta on teistsugune. Mul meeldib see, et ta kergesti läheb üles tuult mööda chopi on temaga kergem lainetes. Ma pole otseselt temaga lainetes käinud, kuna tuult ei ole olnud väga palju. Kuid need mõõdud, mis on pandud, eks 49-44 ja arvata, et see on nagu vaikse tuule lahe. Ei ole üldse, ta ei sobi vaikse tuule lauaks. Vaikse tuule laud on see tervis uks. Kuidas võib seda kutsuda veel teistmoodi. Ja siis, ma ei tea, kellele meeldib lainetes sõita, kes sõidab rohkem chopis, kes on rohkem freeride või siis alla tuult või downride, eks ju, kellel meeldib seda teha, kes lainetel sõita ja tahab rohkem nagu pint-tippi. See laud soovitan. Kui ei julge osta, ma ei tea, kirjutage mulle saama kuskil kokku, ma annan teile proovida. See on nagu väga huvitav. Juhul, kui te olete nagu kaalus natukene väiksem kui mina, siis on olemas ka natukene väiksemat mõõtu ka, Tronic, eks ju. Aga see pole nagu surfstand, eks ju, mul on see rohkem surfi suunaline, kuna koha ma näitan. Siin allpool on selline nagu, ma ei tea, suunaline, eks ta on nagu ühele poole rohkem suunitletud sõiduga, aga ikkagi ta on rohkem, ma ei tea, twin-tip, see on ikka väga huvitav asi. Et soovitan, proovige katsetega ja kuidagi nii.